Tere! Üldiselt võib öelda, et maailm ei ole mitte päris selline, nagu meile koolis räägitakse. Vähemasti ütleb niimoodi rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane ja Wake Foresti ülikooli arstiteaduskonna õppejõud Robert Lanza. Lanzale kuulub idee, et kogu füüsiline reaalsus algab ja lõpeb vaatlejaga, ehk siis sinu jaoks sinu endaga. Kõik muu, ajad ja kohad, objektid ja sündmused on vaid meie ettekujutuse viljad. Ja neid on vaja vaid selleks, et ühendada teadmised loogilisse tervikusse, et luua pilt. Robert Lanza ja tema järgijad küsivad oma kirjutistes tihti, kas surm eksisteerib, ja vastavad ise täis veendumust ei. See seltskond teadlasi räägib lõputust hulgast universumitest, kus esinevad kõik võimalikud olemise variandid. Ka kõik elud ja surmad eksisteerivad seal kõigis variantides, kogu aeg ja koos. Me oleme justkui kõik võimalikul moel juba lugematu arvu kordi surnud, kuid jätkame oma elamist ja suremist lõpututes variatsioonides kogu aeg ja alati. Kõike on väga palju, pidevalt ja kõigis variantides. Ja kõike saab olema veel samuti väga palju pidevalt ning absoluutselt kõik mõeldavates variantides. Peotsentrismi järgi oled sa kogu aeg ehk alati kõikjal ja kõigis võimalikes olekutes. Me mõtleme ise endile oma maailma välja. See on peotsentrismi üks peamisi vaatepunkte. Ilma meieta ehk vaatlejata ei oleks mitte midagi. Kui sa parasjagu köögis ei ole, siis valitsed köögis kõikide võimaluste olukord. Ja asi on sinu ehk vaatleja ootel. Kui sa kööki sisened, ehitub kõik vastavalt sinu eelnevale kogemusele ülesse. Inimloomast vaatleja loob reaalsuse enda ümber ja mitte vastupidi. Mitte midagi ei ole ennem, kui me vaatlema hakkame. Kas näiteks kuskil Siberi taigas langev puu tekitab heli? Kui ümbruskonnas pole ühtegi looma, lindu või inimest, siis võime vist vastata, et ei tekita. Heli on vaatleja kõrvadesse tõlgitud õhuvõnked. Ja kui kõik vaatlejad sellelt planeedilt pühkida, siis selline tõlge nendele võnketele puuduks. Õhuvõnked ise aga ei sisalda mitte mingisugust heli. Sama lugu on nägemisega. Nähtamatud elektromagnetlained tabavad silmavõrkkesta ja aju poole läheb teele signaal. Ka see signaal tõlgitakse ajus millekski, näiteks vikerkaareks. Tegelikult ei ole vikerkaart olemaski. On vaid elektromagnetlained stimuleerimas silma ja seda ainult juhul, kui on olemas see silm. Meie nägemise tegelikku olukorda illustreerib ka see pilt. Inimsilmale nähtav osa lainetest on vaid see värviline osaski. Seetõttu võime põhimõtteliselt öelda, et me oleme sisuliselt pimedad. Enamus lainetest, mis kannavad samuti informatsiooni ja millest võiks üht-teist tõlkida, on meie silmale paraku kätte saamatud. Olgu kuidas on, kuid selge on üks. Ka sina sealpool kaameras silma, kui sa juhtid üldse olemas olema, oled üks suur ja seni seletamata ime.